teab neist hästi palju ja mina tean, et nemad on meie direktori ühed lemmikud. Palun, Mati. Tere tulemast siis sünnipäevale ja mina räägin teile natuke leopardist üldse ja sellest, mis siis leopardide peres kujutab endast amurileopard ja nendest konkreetsetest meie leopardidest räägivad siis peale mind need, kes nendega lähemalt tegelevad. Nüüd, kui hakata endale üldist pilti looma, siis leopard kui liik on pantrite perekonnas kõige ulatuslikuma levilaga liik. Ja nende formaalne levila hõlmab tegelikult peaaegu mingit võib-olla veerandit maailma maismaast alates Sihota Alini mägedest põhjas, mis on Ohota mere kaldal ja edasi siis lõuna ja edela poole kuni kogu Kagu-Aasia ja Lõuna-Aasia, Väike-Aasia ja terve Aafrika manner. Aga niisugune pilt oli tuhandeid aastaid tagasi. Ja kui te kujutate ette endale seda geograafiatunnis õpitud materjali või hiljem otsitud ja loetud materjali põhjal, siis nii ulatusliku ala sisse mahub tegelikult kõigepealt parasvöötmelist segametsa, siis mäestikualasid, siis paksu troopilist vihmametsa, siis savi- ja kivikõrbeid ja kuni niiskete soiste aladeni välja. See tähendab seda, et nii suure ala peal mõistagi looduse areng kogu aeg sõltuvalt sellest, missugused muutused toimuvad nende geneetilises materjalis ja missugust rõhku kohalik kliima ja loodus sellele paneb, hakkavad nad erinema ja liikuma selles suunas, et nad võiksid ükskord moodustada omaette liigi. Ja niiviisi siis ennem sellel teel on mõistagi tekkinud hulk alamliike. Ja selles mõttes see, olenevalt siis sellest, missugune see ümbrus on neid niisugesi leetunud põhitooniga, on erguma põhitooniga, on hallimate tähnidega, on tumedamate tähnidega, on hoopis jumala musti. Sest tegelikult see elukas, keda inimesed nimetavad mustaks pantriks, ei ole tegelikult mitte midagi muud kui leopardi üks geneetiline mutatsioon, kus siis on musta värvi osakaal muutunud nii suureks, et praktiliselt need heledamad oranžid ja muud niisugused toonid, praktiliselt kõik muud toonid on kadunud ja kui te näiteks musta mantrit vaatate eredas päikesepaistes, siis te näete, et tegelikult ei ole ta ühtlaselt must, vaid ka tema kasuka peal on need niisugused rosetid, ainult et need rosetid on ka mustad, aga pisut matimal toonil. Ja nüüd, kui siis seda pilti vaadata, siis inimene, kes praeguseks on jõudnud saavutada niisuguse positsiooni, et ta on maailma kõige arvukam ja kõige laiema levikuga selgroogne loom, siis tema on mõjutanud tegelikult mitte ainult leopardi, vaid kogu maailma loodust ja paraku mitte sellele loodusele kõige ja selles mõttes tänapäeval see kunagine väga